Tere kõigile, minu nimi on Aare, oleme siin ForraSpace'is Pärnus ja jätkame meie raha kaasamise ja investeerimise kaasamise sarja 3. webinariga. Et kes meid varem on kuulanud ja kes ei ole kuulanud, siis teate, et YouTube'ist ForraSpace Hub leiate ka eelnevad webinaride lindistuse, kus meil rääkis siis Ivo Remming sellest, kuidas olla ise ingelinvestor. Meil oli Anu Oks Espaanis, kes rääkis sellist ABC-d, et kui minna äriinglite juurde ja täna läheme selle teemaga edasi ja meil on Ardo Mardisoo siinpool ja Ardo on meil Funderbeamist. Ardo tegelikult taustalt on töötanud nii Microlinkis, olnud Cleveronis ja nüüd pea 7 aastat Funderbeamis toimetanud. Ja tema räägib sellest, et mida siis sellises ühisrahastusplatvormidel raha kaasamine tähendab, milleks peab olema valmis. Nii et sõna sulle, Ardo. Aitäh ja tervitus ka minu poolt ja tänud ForraSpace'ile ja tänud kõigile kuulajatele, et sellisel kaunil talveõhtul eelistate suusarajal olemise asemel näiteks mind kuulata, et aitäh. Nagu juba mainiti, jah, on minu enda kogemus on ütleme selline 25 aastat töökogemust, millest siis 20 aastat on sellist müügijuhtimise ja turundusjuhtimise kogemust. Alguses siis Microlinkis, sellele eelnevalt tegelikult üldse Pricewaterhouse'ist, aga ütleme alguses selline müügijuhtimise kogemus siis Microlinkist. Sealt edasi tarkvara müük, selline enterprise tarkvara müük ja siis tulid juba ja siis sellised ekspordi müügi kogemused alguses Reachu nimelisest ettevõttest ja siis edasi Cleveron ja siis viimased 7 aastat või peaaegu 7 aastat olen siis sukeldunud finants- ja investeerimisteenuste müügi, olles siis Funderbeamis vastutav Balti regiooni ja Soome riigi siis äri eest neid. Ma sain ürituse korraldada palve rääkida ettevõtetele investorite kaasamise teemal ning tutvustada siis Funderbeami platvormi ja võib-olla siis avada ka veidike telgitaguseid, et kuidas selline ühisrahastus toimib, võib-olla rääkida Funderbeamis raha kaasamise üldse printsiipidest või põhimõtetest, tegelikult see laiemalt, et kuidas sellised alustavad ettevõtteid hinnatakse investorite poolt ja siis võib-olla siis rääkida natuke meie raha kaasamise protsessist ajalises mõttes ja sammude mõttes. Ja lõpuks siis võib-olla Funderbeamist ka üht-teist. Kuna ma ei tea, paljud teist on raha kaasamisega eelnevalt kokku puutunud, siis ma eeldan, et seda te ei ole ning seetõttu proovin anda suhteliselt baastasemel ülevaate. Seetõttu, kui teil tekib spetsiifilisemaid küsimusi, siis andke märku ning proovin neile siis jooksvalt vastata. Aga läheme asja juurde, sest et meil on circa siis mingi tund aega vist aega. Nii. Kus me vajutame? Siia vajutame, et slaidesse läheks. Nii, võib-olla alustame sellest, et mis üldse on alustava ettevõtte sellised väljakutsed või raha kaasamisel või üldse äri tegemisel. Et peamised takistused on siis selline pidev hirm, et kust finantsvahendeid saada, et siis alustava ettevõttega nagu edasi minna. Võib-olla siin hirm ebaõnnestumise ees. Võlgade kartus, et need on kõik sellised inimlikud hirmud ja ega alustav ettevõte peabki nende kõigiga tegelema ja hakkama saama, et eriti varases faasis on need, kus siis sellised peamised finantsvõimalused tekivad. Tavalised alustavad ettevõtted alustavad siis oma vahenditest, ehk selline ingliskeelne termin nagu bootstrapping, siis järgmises faasis tulevad 3 F-i ingliskeelsest sõnadest Fools, Friends and Family. Eesti keeles on see 3 S-i on minust lõbusam. On sõbrad, sõgedad sõbrad ja sugulased. Et saadakse võib-olla nendelt toetust, müüakse neile see kõigepealt mõtte maha. Siis on alati on ka võimalik pangalaene võtta, aga alustaval ettevõttel tavaliselt endal sellised tagatisvarased puuduvad, et siis sinna lähevad mängu siis isiklikud garantiid või siis ettevõtte varatagatisele, kui seda on loomulikult. Alati on võimalik toetuda ka riiklikele toetustele, siin näiteks KredExi rahastusteenused. Ja nüüd rohkem lähemale Funderbeami teemadele, et raha kaasamine erainvestoritelt või riskikapitalistidelt. Ja siin saab ka kohe edasi minna järgmise slaidi juurde,
et meie siis valdkonnas investorite raha kaasamisel on erinevad arengufaasid, et võib-olla käime kõigepealt need arengufaasid läbi. Kõigepealt on siis selline esmane faas, võib-olla isegi ütleme ideefaas, kus startup saab alguse. Sealt edasi tuleb siis selline esimene turuvalidatsioon või market validation inglise keeles, kus siis suudetakse, võib-olla enne seda isegi on kõigepealt testivad kliendid, aga sealt edasi on esimesed maksvad kliendid, kes siis valideerivad ära, et see idee ei ole mitte nice to have nii-öelda, vaid selle eest oleks nõus raha välja käima. Siis saadakse oma esimesel kodutulul saadakse see turuvalidatsioon kätte, siis hakatakse seda nii-öelda ideed edasi monetiseerima. Saadakse võib-olla minnakse järgmistele turgudele ja siis juba minnakse siis sellisele kasvufaasile, siis growth faasi inglise keeles. Ja sealt edasi siis juba minnakse siis, kui see kasvufaas on käes ja ollakse võib-olla juba ka break-evenisse jõudnud, siis läheb see nii-öelda jätkufaas edasi. Aga kui nüüd vaadata seda asja raha tõstmise vaates, siis esimeses faasis, nagu me siin eelmises slaidis ka mainisime, püütakse alguses hakkama saada enda vahenditest ja võib-olla siis ka sõprade vahenditest. Aga see raha saab tavaliselt suhteliselt kiiresti otsa ja siis on vaja ka välist rahastust saada. Ja esmajärgus tulevad siis appi sellised kohad nagu, ütleme, varajased ingel-investorid, kes on valmis siis peaasjalikult meeskonda usaldades projektidesse investeerima. Igasugused inkubaatorid, kiirendid. Siin on olemas ka sellised kohad, näiteks nagu ülikoolide juures on, ütleme, Tehnikaülikoolis on Prototron koos siin Swedbankaga ja loomulikult ka siis, ütleme, crowdfunding või platvormid, nagu ka muuhulgas osaliselt on ka Funderbeam näiteks. Nüüd minnes edasi arengufaasides, siis mida aeg edasi või mida rohkem on suudetud siis nii-öelda maksvaid klienti taha saada, siis hakkab see huvi pakkuma ka juba institutsionaalsele investorile. Tulevad VC-d, fondid taha ja kui ettevõte on jõudnud juba siis sellise kestvasse kasvufaasi ja juba on ütleme, kasuminumbrid suudavad näidata, siis juba muutub see huvitavaks finantseerimise mõttes ka juba pankadele. Aga jätkuvalt on ta tolle hetkel sellise suure kasvufaasis on ta väga huvitav siis ikkagi riskikapitalistidele ja mida suuremate summade järgi minnakse, siis on selleks peamisteks finantseerijateks on siis VC, venture capitalistid ja siis ka erinevad investeerimisfondid. Kuni lõpuks siis jõutakse sellise nii-öelda börsile mineku faasi, või siis toimub selline initial public offering toimub. Võib-olla siin veel summadest mainida natuke Eesti konteksti, et kui siin alustatakse, siis tõstetakse siin, ütleme, 100 000-st võib-olla kuni 200-300-400 000-ni, siis siin early traction faasis, esmase kasvu faasis siin tõstetakse summasid seal kuskil 500 000 võib-olla kuni 1 miljon ja neid nimetatakse selline pre-seed ja seed faasiks või raha tõstmiseks ja kui jõutakse juba A-raundi, siis tegelikult investorid eeldavad, et ollakse juba enam-vähem break-evenis, aga jätkuvalt kasvu finantseerimiseks, siis tõstetakse seal juba selliseid 5-10 võib-olla suuremaid summasid. Ja meie, mida siis see investeerimisraund edasi, A, B, C, D, need on juba siis sellised 10 miljonid ja mõningal juhul isegi 100 miljonid, kui näiteks võtta siin Bolti viimased raha tõstmised. Millised on siis võib-olla peamised küsimused, mis ettevõtetel tekib raha kaasamisel? Loomulikult, et kui palju üldse raha tõsta, et kui kliendid tulevad meie juurde, siis loomulikult võiks see olla juba teada, aga ikkagi tullakse ja tahetakse ka meiega arutada, et palju raha tõsta. Me oleme tavaliselt öelnud, et tõstke nii vähe kui võimalik, aga samas nii palju kui vajalik. Ehk siis, sest tuleb alati arvestada sellega, et raha tõstetakse mingi väärtuse pealt ja tavaliselt meie tõstame siin siis osaluse vastu ehk siis equity vastu
ja iga selle euro eest, mis te olete vastu valmis võtma, peate investoritele tagasi andma oma kõige kallimat vara, mis on siis osalust. Ja tavaliselt on siis see loogika see, et esimesed rahatõstmised on tavaliselt ettevõttele kõige kallimad, sest et seal tõstetakse kõige väiksema nii-öelda väärtuse pealt, ehk siis ettevõtte väärtuse pealt ja mida aeg edasi siis ja mida rohkem ollakse suudetud näidata, et suudetakse seda kasvu teha, siis seda paremaks muutuvad siis ka rahatõstmise tingimused ettevõtte seisukohalt. Ja me olemegi tavaliselt öelnud, et ettevõte tuleb näiteks, ma tahan tõsta 500 000, aga need numbrid, kuhu ta praegu jõudnud on, seda veel nagu hästi ei toeta. Siis me oleme öelnud, et tõstke väiksem summa, aga ütleme siis selle väiksema väärtuse pealt. Ja selle rahaga siis tõestage ära, et te suudate seda kasvu genereerida ja siis tõstke juba järgmine summa ja siis võib-olla juba veidike soodsama väärtuse pealt. Millal tõsta? Siin tuleks vaadata, et jah, natuke juba mainisin eelnevalt, et milline on sinu hetkepositsioon, usaldusväärsus ja saavutused. Kas sa oled hetkel prototüübi faasis on sul juba esimesed testivad kliendid või esimesed maksvad kliendid, et kõik need parandavad ettevõtte nii-öelda positsiooni investoritega läbirääkimisel. Sest et loomulikult investor püüab enda jaoks parimatel tingimustel tõsta, aga ega ka kogenud investorid saavad aru, et see balanss peab leidma sellise sobiva kesktee, et ei saa alustada ettevõtjale kohe nii-öelda kõiki nahku ära võtta, et tavaliselt ettevõte peab tõstma mitte ainult ühe korra, vaid neid ringe mis on rahatõstmise ringe, on nagu mitmeid. Ja kui ettevõtja peab esimeses ringis juba ära andma, ütleme, kolmandik oma ettevõttest, et siis järgmisteks ringideks nagu ei jäägi midagi kätte. Tavaliselt öeldakse, et asutajad võiksid säilitada kontrolliva pakki, ütleme A-ringini, et A-ringist on okei, kui see kontrolliv osalus läheb üle investorite kätte. Aga see ei ole mingisugune nagu reegel, vaid see on tavaliselt võib ka teistpidi minna. Millist tüüpi instrumente eelistada? See on ka üks teema, mille peale rahatõstev ettevõte võiks mõelda. Meie Funderbeami platvorm tegeleb peaasjalikult siis osaluse vastu või equity vastu rahatõstmisega. Oleme teinud ka konverteeritavad võlakirju, aga selle eeldusega, et need siis mingi aja jooksul siis ikkagi konverteeruvad osaluse vastu. Aga põhimõtteliselt võib ka teha võlakirju, aga siis lihtsalt tuleb arvestada sellega, et investorid ootavad mingeid perioodilisi dividendimakseid ja tavaliselt alustav ettevõtja, tal läheb seda raha vaja mitte dividendimakseteks, vaid oma ettevõtte nagu arenguks, ja osad investorid ka eelistavad seda, et ettevõtte kasutaks kogu vaba raha ikkagi oma ettevõtte arenguks. Aga üks alternatiiv see on. Siis alati on küsimus, et kuidas ettevõtte väärtust, siin on ingliskeelne termin pre-money valuation, kuidas seda arvutada. Et meie platvormile iseenesest ei ütle, et mis on õige või vale väärtus. Meil on küll loomulikult oma analüütikud selles olemas ja see on ka üks osa meie tööst, kui me hindame projekte. Aga meil litsentsi järgselt ei ole õigust meile öelda, mis on see õige või vale investeerimistingimus, muu hulgas siis ettevõtte väärtus. Et see lepitakse tavaliselt kokku siis selle nii-öelda juhtiva investori või lead investori poolt, kes siis on see, kes tingimused ettevõttega kokku lepib ja kes tavaliselt siis ka investeerib meie puhul nagu 10% sellest miinimum eesmärgist, läbi selle siis valideerime investeerimistingimused ära teiste jaoks. Kuidas seda arvutada? Selleks on teatud sellised kas käibekordajad või EBITDA kordajad, mis teatud valdkondades siis on tavaks saanud. Võib aluseks võtta teisi sarnaseid rahatõstmisi ja vaadata, et kuidas on sarnased firmad sarnases faasis, mis väärtuse pealt on raha tõstnud. Vaadates siis seda kas näiteks Funderbeami platvormilt või teistelt sarnastelt platvormidelt.
ja alati on selles, eriti kui me räägime startupidest või varajase faasi kasvuettevõtetest, on see mingi osa sellest ettevõtte väärtusest on ka tulevikku suunatud, ehk siis tuleviku lootused on sinna sisse pandud, aga jällegi see on nüüd asi, mille peab valideerima seesama juhtinvestor ära, et palju ta on valmis seda tuleviku ootust, lootust sinna ettevõtte hetkeväärtusesse sisse arvestama. Nüüd väga oluline asi, mida siinkohal tahaks rõhutada rahatõstvatele ettevõtetele, et kui te juba teate, et teil on mitu rahatõstmise ringi plaanis, siis nendest esmastest ringides ärge minge selle viimase või kõige kõrgema võimaliku valuationi järgi, et jätke sinna ruumi nagu investoritel ka sellest väärtuse kasvust nagu osa saada. Et vältida olukordi, kus te ütleme 12 kuu pärast või 6 kuu pärast lähete raha tõstma ja selles eelmises ringis on hästi palju tuleviku lootusi ja ootusi sinna väärtusesse sisse pannud, aga tavaliselt need kasvud võtavad natuke rohkem aega, kui ettevõte ise on lootnud, et see läheb. Ja siis see reaalne väärtus oli järgi tulnud ja siis tekib selline olukord, kus te järgmises ringis peate tõstma nii-öelda madalamalt väärtuselt kui esimene ring, sest et lihtsalt teie ettevõtte kasv või areng ei ole sinna järgi tulnud. Kaua ühisrahastuse kaudu raha tõstmine aega võtab? Järgmine küsimus. Meil ta võtab tavaliselt aega 3-4 kuud ja alates sellest, kui ettevõte tuleb meie juurde sooviga või teeb avalduse, et raha tõsta. Ja kuni sinnamaani, kuni me saame raha talle üle kanda. Ma hiljem tegelikult räägin sellest protsessist, meie enda Fundermi protsessist lähemalt, nii et ma siin praegu sellesse aega ei raiskaks. Ja ütlen, et teistes kohtades tavaliselt nõnda ongi, et kui sa Ingritega räägid, siis see võib aega võtta, ütleme, kõrvalt nähes selliseid platvormi väliseid protsesse, nad võivad aega võtta samamoodi, selline 4, 3, 4, 6 kuud. Et kokku leppida, et käia kõigepealt see tohutu hulk investoreid, potentsiaalsed investoreid läbi ja siis teha nii-öelda mitu tiiru ka, sest tavaliselt, kui see investoriga räägid läbi, siis tekivad lisaküsimused, alguses ütlete teile, et te olete praegu liiga varajases faasis, et natuke tegelege veel selle ja selle osaga ja siis tulge minu juurde tagasi, nii et see protsess võib tõesti olla selline 6-12 kuud, et meil ta kestab selline 3-4 kuud. Kust leida häid investoreid? Eestis on tegelikult see varajase faasi investorkonto nüüd päris kenasti arenenud, et siin on sellised kohad nagu, esiteks on meil loomulikult tänuväärselt investorid, kes on ise olnud endised startuperid ja kes on siis teinud nagu esimesed exitid ära ja nüüd siis aitavad ka teisi uusi projekte, loomulikult alustades Skype'ist, siis TransferWise, Pipedrive, kõik endised sellised nii-öelda Eesti tähtmängijad on turul et ka nii-öelda oma know-how ja ka oma rahaga uusi projekte aidata. See on üks koht. Paljud investorid on kogunud äriinglite võrgustikesse, näiteks Eestis on kõige tuntum Estban, samuti sarnaselt Eestiga Soomes näiteks Fiban ja Lätis, Leedus Latban ja Litban. Aga lisaks on ka osad, ütleme, sellised investorid on kogunenud ka sellistesse tuntud VC fondidesse, näiteks nagu Super Angels ja United Partners ja United Angels ja neid on veel, Trind ja nii edasi. Et iseenesest kõik see info on näha olemas ka Eesti SVCA vist on see, ma võin pärast saan selle lingi ka saata, et kus kohas need saada on. Ja tegelikult see informatsioon on olemas ka Startup Estonia kodulehel. Just selles mõttes seal on nagu hästi näidatud seda, et eri faasides millised investorid ja VC fondid investeerivad, kui mida nad eelistavad. Mis on juhtinvestori roll? Veidike enne juba rääkisin, juhtinvestori peamine roll on selles, et leppida kokku ettevõttega see nii-öelda investeerimistingimused
ja tavaliselt on siis see investor see ka, kes investeerib ise, mitte tavaliselt, et meie puhul see nii ongi, et ta siis investeerib see esimesed vähemalt 10% miinimumeesmärgist. Mõnikord juhtinvestor võtab endale ka, ja eriti mis puudutab Funderbeami platvormi väliselt, aga mõnikord võtab juhtinvestor endale ka mingisuguse olulisema rolli ala, tal on esindab teisi investoreid näiteks juhatuses või nõnda, et Funderbeamis endal muidu selliseid nõudeid ei ole. Ja loomulikult siis kampaania puhul siis ta ka aitab tekkinud küsimustele vastata ja vahendada siis võib-olla ettevõtte ja investorite vahelisi küsimusi. Nii, lähme edasi. Investeeringu hindamine. Nüüd me hakkame tasapisi liikuma sinna poole, mis ma mõtlesin, et võiks anda teile ülevaate, et kuidas üldse sellised siis varese faasi investorid, siin antud juhul ma võtan aluseks ingelinvestorid, kuidas nemad projekte nagu hindavad. Mis teeb sellise varese faasi investeeringu hindamise keeruliseks on see, et mida ettepoole või varasemaks tulla, siis see ajaloo või info puudumine. Ja neid riskifaktoreid on päris üksjagu, et ei tea meeskonda ja selle võimekust seda visiooni ellu viia. Sest tollel hetkel ei ole tõenäoliselt veel teada, kui on selline pre-revenue või käibeelne faas, siis ei ole veel teada ka, et kas seal on olemas tooteteenuse sobivust turul. Võib-olla on ka selgusetu veel, et kas on õige hetk sisenemiseks. Konkurentsi tavaliselt võib juba oskab hinnata, aga mõningate projektide puhul on ka see keeruline. Ja tollel hetkel veel, kui investoritega rääkida, siis kuna veel ei ole teada teiste investorite huvi, siis alati investorite tekib küsimus, et kas mina olen see ainus või on teiste investorite huvi ka. Et hästi tihti, kui te hakkate seal neid investoreid läbi käima, siis investorite vastus on see, et iseenesest huvitav projekt, aga kui te nüüd leiate mõne juhtinvestori, siis, et ma ise ei tahaks juhtida, aga kui te leiate juhtinvestori, et siis ma olen valmis kaasa tulema mingisuguse summaga. Nii et see on see, mida te võiksite silmas pidada. Ja nagu siin öeldud ka, et käibeelses faasis on see nii-öelda peamine fookus investori poolt on siis meeskonnale ja selle turupotentsiaalile ja selle hindamisele, sest et ega selles faasis võib-olla ei olegi palju muud, mida hinnata. Et hilisemas, kui tulevad juba esmane selline traction või see esmane käive tekib, siis keskendutakse üha enam sellisele olemasolevatele kliendimõõdikutele ja finantsnumbritele, et sealt pealt püütakse seda kasvukõvera potentsiaali hinnata. Nii. Võib-olla siin lihtsalt järgmiste slaidide juures tasub ära märkida, et see on võetud siin ühe Soome äriingli raamatust, Sami Edula raamatust need nii-öelda sisu. Et nagu juba öeldud, et varajas faasis on meeskond on investeeringu hindamisel see üks kõige tähtsamaid nii-öelda valdkondi või dimensioone. Sest et A-kategooria meeskond suudab edukalt realiseerida ka B-kategooria ideed, aga vastupidi tavaliselt need asjad ei toimi. Kindlasti on üks selline oluline dimensioon, et kas teil olete üksi või on teil juba meeskond ka taga. Sest et ühe isiku risk on väga suur ja tavaliselt investorid sinna selle juhul taha ei tule. Et kaasa alati inimesi, kes on sinust targemad ja tavaliselt sellises varajases faasis kaasa ka mentoreid ja nõunikaid enda tiimi. Kõiki siin isikuomadusi ikka läbi käima, milliseid investorid oma, ütleme siis ettevõtte meeskonnas otsivad, aga võib-olla mõned siin välja tuua, et kõrge motivatsioon ja tahtejõud ja otsivad, et inimesel võimekus seda ideed edasi viia ja ellu viia ja järeleandmatus, siis ütleksime nõnda, et ikkagi enamus selliseid varase faasi startup lõpetab oma tegevuse teise aasta lõpuks ja tavaliselt öeldakse ka seda, et tavaliselt enamus ettevõtted lõpetab tegevuse just enne seda kasvufaasi, et võttes endalt võimaluse edasi tegutseda. Võib-olla siin kindlasti vaadatakse ka, ütleme, ärilist teadmist ja oskust. Kindlasti on väga oluline oskus turundada ja müüa.
ja selles varajases faasis on ka väga oluline tegelikult omadus on see nii-öelda õppimisvõime või olla see coachable või kuulata, mida ka nõunikud ja teised sinu nii-öelda soovitavad. Aga jah, üldjuhul vaadatakse meeskonna mitmekülgsust ja teineteise täiendamist, et sarnaselt peaksid olema ettevõttes väärtused, aga kõik ülejäänu võiks olla erinev ja teineteist täiendav. Siis järgmiseks vaadatakse turupotentsiaali või püütakse hinnata turupotentsiaali. Kui te lähete investoriga rääkima, siis teil võiks olla ülevaade üldse sellisest turu suurusest, et tavaliselt küsitakse siis, kui hakata laiemast nagu kitsamaks minema, et mis on see üldse kogu turg või selline total addressable market, siis see turg, mis on teie ärimudelid silmas pidades üldse rakendatav, ehk siis serviceable available market ja võib-olla siis see esmane turunišš ka, mille järgi te lähete, ehk siis serviceable obtainable market, et aru saada üldse sellest turupotentsiaalist järgneva mingi paari-kolme aasta jooksul. Kindlasti investor küsib teie käest, et mis on see teie eripära või nišš või see nurk, mis teid eristab teistest ettevõttest ja mis võimaldab teie sellise esmase kasvu. Siis käibepotentsiaal. Ehk siis meie näiteks küsime vähemalt 2 aasta käivet, aga siin ma tean, et küsitakse ütleme ka 5 aasta käivet. Me arvame iseenesest, et meie Fundermis arvame, et see 5 aasta perspektiiv on liiga pikk, et üle 2 aasta on tavaliselt väga keeruline ettevõtte käivet nii-öelda realistlikult prognoosida. Aga ütleme nii, et siis selline 2 kuni 5 aasta käibepotentsiaal võiks vähemalt, ütleme 2 aasta käibepotentsiaal võiks teil vähemalt teada olla. Kindlasti konkurentide ülevaade ja siin võiks välja tuua, et kui nüüd vaadata investori seisukohalt, siis mida fragmenteeritum on turg, seda parem. Ja loomulikult ka ta püüab aru saada momentumist, et kas ajastus on õige. Et mitte, et ütleme, püütakse vältida olukorda, et kus ollakse turul kas liiga vara või siis liiga hilja. Aga jällegi, siin on ka häid näiteid, seesamagi Eesti Taxify või Bolt, kes tuli turule, kus juba olid ees suured mängijad, aga nagu Uber ja Lyft näiteks on ju. Aga tema leidis enda regiooni ja turuniši ja on suutnud seda väga edukalt globaalselt laiendada. Konkurentsieelis järgmine faktor. Ehk siis kindlasti proovige selgelt väljendada, et millised on siis teie ettevõtted eristuvad sellised edutegurid. Kui teil on intellektuaalset omandit, mida te olete kaitsnud, siis see välja tuua, kui lihtne on teie teenust toodet kopeerida. Võib-olla teil on üldse selline nii-öelda teostuse eelis, ehk siis excellence in execution, et on mingisugune protsess teil nii hästi lihtitud, et mis annab teile selle nii-öelda konkurentsieelise. Või on teil näiteks müügikanalite eelis, on teil mingisugused eksklusiivsed õigused teatud regioonis, mis selle võimendavad. Või siis mingisugusest tegutsemist või teenusmudelist tuleneb erisus. Nii, järgmine on siis meil toote ja teenuse või tehnoloogiast tulenev eelis. Ehk siis siin siis püüab investor aru saada, et ettevõtte oskusest kliendi vajadust ja muret mõista ning selle baasil lisandusväärtust pakkuda. Ja ka tehniliselt seda nii-öelda seda äri või seda eelist skaleerida. Et võib-olla siin, mis siin välja tuua on see, et millegipärast on investoritel arvamus, või vähemalt pikka aega oli arvamus, või nad natuke hoidsid tagasi ennast riistvara investeeringutest, et justkui tarkvara oleks oluliselt lihtsam skaleerida. Et teatud mõttes ongi see aru saada, kas on meie endagi platvormil näiteks väga edukad kampaaniad Ampler Bikes,
mis on sellel aastal lihtsalt olnud probleemides sellega, et nad ei saa oma nii-öelda osasid kätte ja seetõttu ei ole saanud seda eeldatavat kasvu toetada. Et selles mõttes jah, et on riistvaral teatud selline ütleme keerulisem võib-olla siis skaleerimise mõttes. Ja võimaliselt ka see, et teatud valdkondades, näiteks nagu siin on toodud välja meditsiin või selline deep tech, on ütleme niimoodi, et finantseerimisel see nõuab tohutut nagu ütleme finantsilist tuge, sest et seda deep tech või meditsiinilisi lahendusi nagu välja arendada, et nad jõuaksid siis sellisesse faasi turul, kus neid saaks nii-öelda edasi müüa. Ja et tavaliselt need siis sellises crowdfundingus või ingelinvesteeringus neid ei finantseerita, et selleks on Eestis olemas ja ka laiemalt maailmas olemas spetsiaalsed fondid, kes siis näiteks meditsiini või deep techi valdkonnas investeeringuid ja eriti varase faasi investeeringuid teevad. Nii. Siis üks selline dimensioon, mida investor investeeringu hindamisel ka mõtleb, on see, et investeeringu nii-öelda atraktiivsus, et ta nagu selline võib-olla selline pehme dimensioon, et mida ma saavutan, kui ma sellesse ettevõttesse investeering. Et mõnedele investoritel on väga oluline nii-öelda selline impact või mõju investeeringud. Ja nagu siin on ka toodud, et pädeb eriti varase faasi investeeringud ning nende investorite puhul, kes on ise olnud edukad ettevõtjad ja võib-olla tegema eduka exiti, et neil selline impact investeeringu dimensioon on võib-olla olulisem. Siis näiteks selline asi nagu finantseerimise investeeringu võimalus, et investor vaatab nüüd seda, et kas ettevõttel on ka juba teisi huvitatud investoreid. Siis kindlasti vaadatakse seda, et finantseerimise vajadus tulevikuks, et millal, kui palju on vaja ettevõttel jälle uuesti tõsta ja kuidas see siis olemasolevate investorite osalust hajutab või lahustab. Alati investorid ka mida professionaalseks nad lähevad, seda nad vaatavad ka seda, et neil on olemas oma kindlad eelistused, et mis valdkonnas nad investeeringuid teevad ja et kuidas ta neil nii-öelda olemasolevate investeerimisportfelliga kokku läheb. Ja loomulik alati on ka eri investoritel on oma erinev nägemus nagu väljumisest, ehk siis nende exit-visioon, et mõned eelistavad dividendi ettevõtteid, näiteks ettevõtte väärtuse kasvu investeeringutele. Ja mõni otsib nii-öelda unicorne, aga mõnel on piisab ka näiteks 2-kordsest kuni 10-kordsest näiteks väärtuse kasvust, et see on ka võib-olla üks hea asi, mida investori mõtetest, mida nendega läbirääkimisel nagu aru saada. Mida nagu juba eespool mainitud, siis kindlasti huvitab investoreid teie nii-öelda hetke saavutused või see nii-öelda hetke traction. Et vaatab ühelt poolt, et nii-öelda turunduslikust aspektist, et kui tuntud see ettevõte on ja mida te olete saavutanud oma sellisel esmasel sihtturul. Kindlasti jälgib, millised on sinu turundus- ja kommunikatsioonimaterjalid, kuidas sa üldse ennast läbi uudiste oled suutnud ennast välja tuua. Ja kindlasti nad vaadavad ka nähtavust digitaalkanalites. Nüüd, kui edasi minna võib-olla isegi konkreetsemaks müük, siis müügi peale, siis kindlasti huvitab investorid teie nii-öelda finantsnumbrid, käive. Siis nad kindlasti uurivad teie pipeline'i või müügitoru suurust ja võib-olla siis ka eellepinguid. Kui neid ei ole, siis ütleme testijate klientide arvu. Igasuguseid kasvu kiirendavaid mõõdikud sisuliselt. Siis kindlasti
huvitab neid, et kas teie toode või teenus on nii-öelda MVP faasis või on ta müügikõlbulik. Ja nüüd natuke sellesse samasse müüginumbritesse minnes, et kas ta lahendab tegelikku probleemi ja toob lisandusväärtust või on ta selline lihtsalt nice to have toode või teenus. Ja võib-olla siin siis mainida seda ka, et kindlasti huvitab ka investorid hetkel teie selline rahaline olukord, ehk teie runway, et mitu kuud teil on sellist vabasid vahendeid, et oma tegevusega jätkata. Et see on ka kindlasti küsimus, mis enamus investoreid mingis faasis vähemalt huvitab. Nüüd võib-olla mainiks, läheks jälle tagasi Funderbeami või meie kogemuse juurde, mis on selline 5+ aastat platvormina tegutsemist, et mis on sellised ebaõnnestunud kampaania peamised põhjused meil platvormil. Päris tihti üheks suuremaks põhjuseks on see, et puutub selline turupoolne kinnitus või validatsioon, et toote on selline nice to have, paremal juhul on testivad kliendid, aga maksvaid kliente veel ei ole. Et ütleme niimoodi, et me tegelikult Funderbeam, me alustasime 5,5 aastat tagasi, siis me võtsime ka selliseid pre-revenue või käibeelseid ettevõtteid peale, aga praegu peaasjalikult me võtame ikkagi ettevõtted, kellel on juba selline esmane turuvalidatsioon koduturul olemas ja kes kaasavad kapitali peaasjalikult siis oma äri skaleerimiseks järgmistel turgudel. Siis loomulikult teine on see, kui puudub investorite poolne validatsioon või huvi. Et me iseenesest püüame platvormil seda riski selles mõttes natuke juhtida või manageerida, et meil on eeltingimuseks selleks, et me kampaaniaga lahti läheme, on juba nagu eelpool mainitud, on kõigepealt see 10% miinimum eesmärgist juhtinvestori investeeringu nõue. Aga sealt edasi on see, et kokku peaks 30% eelhuvi tulema ettevõtte enda võrgustikust või juhtinvestori võrgustikust. Ja see on, rõhutan veel kord üle, et see on miinimum eesmärgist, et tavaliselt ettevõte tõstab miinimumist kuni maksimumini. Et see 30% miinimum eesmärgist peaks siis olema ettevõttel kas siis läbi juhtinvestori või läbi enda võrgustikust juba olemas, et mis siis ka platvormi investoritele kinnitab ära, et see eeltöö, et see nii-öelda mingi huvi teiste investorite poolt on juba olemas ja see investor validatsioon on olemas. Nüüd kolmas punkt on sinna välja toodud, et kas siis ajastus on vale. Tavaliselt siis tullakse turule kas liiga vara, mõnikord tulevad ideedega turule, kus on juba siis konkurentide poolt on juba see nii-öelda turg täidetud ja see on see põhjus, miks kampaania ebaõnnestub, et investorite usk sellesse, et see ettevõte või see tiim suudab midagi olemasoleval turul, mis on juba teiste konkurentidega täidetud, ära teha, ei ole siis investorite poolt nii-öelda kinnitust ei leia. Nüüd see järgmine punkt, et vähene panus kampaania jooksul, see on tegelikult üks enam levinumaid ka põhjuseid ebaõnnestunud kampaania puhul, et mõnikord ettevõte tuleb platvormile ja sellise nii-öelda attitude'iga või lähenemisega, et panen kampaania materjalid kokku, aga siis ma ei pea kampaania jooksul midagi tegema, et see raha tiksub ise peale, et tegelikkuses on ikkagi see raha tõstmine ka läbi platvormi on suhteliselt ikkagi vaevanõudev tegevus ja mitte iga kord ei tule need kampaaniad niisama täis, et enamus ajast ikkagi tuleb seda hästi planeerida ja tuleb kaasata õiged inimesed, muuhulgas ka see nii-öelda juhtinvestor, kes seda teiste investorite jaoks ära valideerib. Ja siis võib-olla siis see viimane asi on teha, et investeerimistingimused, kaasa arvatud siis see, et millist väärtuse pealt raha tõstetakse, ei ole siis piisavalt huvitavad investoritele. Nüüd me püüame seda iseenesest manageerida läbi selle, et Funderbeam alguses kogub kokku, või me Funderbeami kõigepealt kogume kokku investeerimishuvi, et siis veel ettevõtte või investor ei pea veel raha üle kandma ja kui selgub, et selle huvi kogumise faasi lõpus seda huvi piisavalt turul ei ole, aga näiteks on tulnud indikatsioone, et kui see ettevõtte väärtus läheb paremaks või need investeerimistingimused muutuvad paremaks, et siis
siis investorid on valmis nagu investeerima, siis on võimalus veel selle nii-öelda projekti või kampaania jooksul neid investeerimistingimusi investoritele sobivamaks teha ja siis nende huvi uuesti küsida. Et selline protsessi osa või selline muutusprotsess on Funderbeamis võimalik. Nii, ma vahepeal vaatan, kas on tekkinud küsimusi kellelgi või mina neid ei näe. Praegu veel ei ole. Selge, läheme edasi. Aussa poiss, mul on 15 minutit aega. Lähme siis kiiresti. Lobistatud on saanud liiga pikalt. Võib-olla siis natuke Funderbeamist, et kes ei ole kokku puutunud Funderbeamiga, et Funderbeam on selline globaalne rahastus- ja kauplemisplatvorm, mis juba siin paar korda on mainitud, keskendub siis kiiresti kasvavatele ettevõtetele. Võib-olla siin rõhutaks seda, et kõik need projektid või need raha kaasamised, mis platvormil läbi viiakse, ütleme valdav enamus nendest siis on ka kaubeldavad meie järelturul ja on teatud erandeid küll, aga jah, et valdav enamus on siis järelturul ka kaubeldavad, mis on suhteliselt unikaalne selle valdkonna nii-öelda investeeringutele. Funderbeam ise, me oleme tegutsenud 7 aastat, aga seda platvormi me oleme arendanud, seda kauplemise ja investeerimisplatvormi me oleme arendanud või opereerinud avalikult nüüd 5,5 aastat. Alustasime Tallinnast, siis läksime edasi Zagrebisse, siis Londonisse, Kopenhaagenisse ja Singapuris on ka meil kontor, nii et 5 sellist kontorit. Me oleme tänase päevani teinud üle 100 eduka raha kaasamise ja ligi 60 siis seda ettevõtet või projekti kaupleb siis ka, või teatud 60 projekti kaupleb ka järelturul, paljudel ettevõtetel on seal mitu projekti kauplemas. Meil on circa 65-70 000 kasutajat, aga nendest on 23 000 nii-öelda investor staatusega kasutajad. See tähendab siis kasutajad, kes on teinud investoravalduse ja kellele me oleme siis KYC ja rahapesu sellised protseduurid nendele inimestele läbi viinud. Ja neid on siis umbes 130, mitte umbes, vaid 130 riigist. Suurem osa nendest on siis ütleme Eestist, ütleme umbes 50% on Eestist ja siis järgmised suured maad on siis Horvaatia, Taani, Saksamaa, Norra, Island, Läti, Leedu, Soome. Et peaasjalikult need riigid, kus me oleme ka siis projekte läbi viinud, sest see loogika on see, et iga projekt toob meile siis uusi kohalikke investoreid nendelt turgudelt, kus kohas see ettevõte tegutseb. Võib-olla oluline märkida ka see, et me oleme hetkel kaasanud veidi enam kui 48 miljoni väärtuses raha ja nendest 22 miljonit on meie nii-öelda järelturu kauplemise maht praegu. Me oleme litsenseeritud Eesti, UK ja Singapuri regulaatori poolt. Ja kui mainida, kes on meie enda investorid, siis neid on palju, aga siin on välja toodud Mistletoe, Draper Ventures ja ADV. Ma ei teagi, kas näitame korra seda protsessi, rahadestuse protsessi. Jah, selle kiiret läbi. Jah, et ma mainisin alguses, et see on selline 3-4 kuuline protsess. See koosneb sellisest, laiemalt öeldes 4 peamisest faasist. Esimene faas on siis see, kus ettevõte teeb meile avaldused, tahab raha tõsta ja ta esitab meile esmase nii-öelda informatsiooni. Me palume tal üles laadida ka teatud ettevõttega puutuvaid materjale, näiteks nagu ütleme asutamisdokumentide koopiad.
olemasolevate osanike nimekirja ja nii olemasoleva finantsinfo või finantsaruandluse kui ka siis järgmise vähemalt 2 aasta finantsprognoosid. Selle baasil siis meie sisemine hindamiskomitee analüüsib meie võimekust ettevõtet aidata ja kui tuleb komiteelt roheline tuli ja ettevõte on valmis edasi minema, siis me anname ettevõttele ka omalt poolt sellise juriidilise dokumentatsiooni, nagu siin on toodud see signing of agreements, ettevõttele ülevaatamiseks, kommenteerimiseks ja ka allkirjastamiseks. See on siis selline kiiresti see, mis esimese faasi jooksul, mis toimub. Ja siin on hinnanguliselt on see 2–4 nädalat. Nüüd teine selline faas, oluline faas on siis, ma ütleksin, selline kampaania jaoks ettevalmistamine. Ehk siis, mis me siin teeme? Me võtame selle sama materjali, mis juba hindamiskomitee jaoks ette valmistati ja hakkame seda nii-öelda tuunima üles või täpsustama seda investeerimispakkumiseks. Ja siin ma tooksin välja ühe olulise asja, et meie platvormina oleme vastutavad materjalide õigsuse ees, mis me esitame investoritele. Ja seetõttu me käime läbi kõik ettevõtte poolt nii-öelda kokku pandud numbrid, väited ja küsime iga asja kohta siis mingit linki või mingit viidet mingisugusele materjalile. Ja kui seda näiteks keegi ütleb, kui ettevõte ütleb, ma olen siin parim, siis me ütleme, et mis on see raport, mis seda väidet toetab. Kui seda raportit ei ole, siis me palume selle väite välja võtta, sest et kellegi subjektiivne arvamus ei saa olla selleks tõendiks. Ja selline siis materjali tuunimine või läbikäimine on üks tegevus selle teise faasi puhul. Teine on see, et juba need samad juriidiliste dokumentide või lepingute ülevaatamine. Ja siis kolmas asi on siis see, et selle olemasoleva investor huvi, mis tuleb siis sellest ettevõtte enda võrgustikust või juhtinvestori võrgustikust, selle platvormile või projekti juurde toomine nii-öelda. Kui need asjad on tehtud, siis on kampaania või see rahatõstmine on valmis selleks, et seda nagu kogu Funderbeami võrgustiku investoritele avalikuks teha, siis toimub see nagu public launch või avalik kampaania avalikustamine. Ja selle puhul siis saab igaüks, kes tahab indikeerida või kõigepealt materjalidega tutvuda, saab seda meie platvormil teha. Ja saab siis ka indikeerida oma esialgset huvi. See on see nii-öelda public launchi mõte, et siis kuskil sellise 3–4 nädala jooksul me tavaliselt kokku selle huviturult selle investeerimispakkumise vastu. Meil on olnud ka siin näiteid, kus see huvi kogutakse kokku paari tunni või paari päevaga. See viimane näide oli Öödhouse või Öödgrupp, mis siis oma eesmärgi 2 miljonit sai siin vist 1,5 või 2 päevaga täis ja nad lõpuks panid oma kampaania kinni siis 1 nädalaga, et me ilmtingimata ei pea seda 3–4 nädalat täis venitama. Kui see huvi on siis nagu juba öeldud piisavalt suur, siis lükatakse see kampaania indikatsioonifaas kinni, minnakse ja fikseeritakse ära need investeerimispakkumised ja allkirjastatakse ka investeerimisleping, millega minnakse siis kõigile eelhuvi näidanud investorite juurde, et küsida veel kord nende käest kinnitust. Et kas te nendel lõplikel investeerimistingimustel olete valmis investeerima, kui see kinnitus saadakse, siis platvorm saadab välja lõplikud pakkumised ja nende alusel siis ka saadetakse välja lõpuks siis arve, mille alusel siis kogutakse raha kokku investeerimist sellesse nii-öelda vaheühingusse. Ja siis ongi sisuliselt hakkab pihta see viimane faas või see closing faas, kus kui lõplikult raha on koos, siis me teame täpselt, mis on see summa, mida investeeritakse ettevõttesse ja palju tuleb osalust tagasi ja siis me saame hakata juba formuleerima seda nii-öelda lepinguid, muuhulgas siis allkirjastama aktsionäride lepingu ja ettevõte saab hakata registreerima uusi osakuid. Peale mida siis Funderbeam kannab raha üle ettevõttesse ja siis juba hakatakse ette valmistama seda investeeringut kauplemiseks.
sõlmitakse kauplemisleping ja jagatakse kõigile investeeringus osalenud investoritel need osakud välja, mis siis hiljem muutuvad kaubeldavaks meie järelturul. Nagu juba eelpool mitu korda mainitud, siis see protsess on selline 3-4 kuu pikkune. Praegu panen siin kinni ja lähme korra tagasi selle slaidi juurde. Võib-olla siin mainiks ära seda, et veel kord, et Funderbeamil on, hüppan 2 slaidi vahel, Funderbeamil on 2 struktuuri, investeerimistehingute struktuuri, on nominii ja laenupõhine SPV. Kui me alustasime oma tegevust siin 5+ aastat tagasi, siis peaasjalikult me kasutasime seda laenupõhist SPV. SPV on siis lühend sõnadest Special Purpose Vehicle. Ehk siis see on see investeerimisühing seal keskel, mille ainu eesmärk on siis investeerida edasi teatud ettevõttesse. Ja selle laenupõhise SPV puhul on investorid laenuandjad sellele SPV-le, kes siis teeb nii-öelda investeeringu ettevõttesse ja kes siis hoiab, kes on siis hiljem selle osade nii-öelda omanik. Et selle puhul investorid on loan note'ide või laenunote'ide omanikud. Nüüd nominii puhul, mida me praegu peaasjalikult teeme, sellele puhul on investorid osade omanikud, aga nad annavad need osad Funderbeami nominiile, mis on jälle see nii-öelda see vahekeha, ehk siis nominiikontole hallatavaks. Ehk siis sisuliselt on tegemist nagu esindajakontoga, läbi mille siis neid osakuid hoitakse. Ja mõlema struktuuri puhul, kui nüüd ettevõtte poolt vaadata, mõlema struktuuri puhul koondatakse kõik need väike investorid siis ühe keha taha ja ettevõtte jaoks cap table'isse või investorite nimega lisandub ainult üks isik. Nii, sellest ma vist juba rääkisin. Miks investeerida Funderbeami platvorm? Kui investorid seisukohalt vaadata, siis kindlasti me pakume juurdepääsu huvitavale deal flow'le või huvitavatele investeerimisvõimalustele. Me ise arvame, et see protsess on piisavalt läbipaistev, standardiseeritud ja paberivaba, mis võiks investorite jaoks seda lihtsustada. Ja ma arvan, et Funderbeami puhul on see eripära kindlasti, et ta võimaldab välismaistel investoritel lihtsasti näiteks Eesti ettevõttesse investeerida. Et ma arvan, et see on üks meid eristav tegur. Jah, alati on võimalus maandada riski investeerides koos ütleme juhtinvestoriga, kuigi me alati juhime tähelepanu, et lõpliku investeerimise otsuse peab ikka iga investor ise tegema, aga siin kohati teatud projekte vaadates selline tunne jääb, et kui on ikka vähegi tuntud investor, siis mingi osa investorid lihtsalt silmad kinni investeerib teistega kaasa, et kindlasti soovitame iga investoril ikkagi ise otsust analüüsida. Loomulikult on ka üldse crowdfundingu eripära on see, et võimalus investeerida väikestes summades. Näiteks minu meelest Estbani sellised investeeringud on kõik seal miinimum investeerimispiletiga 5000 eurot ja ülesse, aga meie puhul tavaliselt need miinimumpiletid on sellised 250 eurot. Jah, 250 euro juures. Kui üldse vaadata, mis on sellised keskmised investeerimispiletid Funderbeami platvormil, siis keskmine investeerimispileti suurus on seal kuskil 2700, 2800, võib-olla isegi viimased kuskil seal 3000 juures. Aga kui nüüd ära võtta need suured tiketid, mis iga kampaania puhul on, ütleme seal sellised 100 000, meil on isegi olnud 1 miljoniline tiket, siis ütleme selline, kui need ära võtta, siis keskmine pilet langeb sinna 1000 euro juurde ükski. Ja loomulikult investorile on eriti, ütleme, väikeinvestoril on oluline see nii-öelda järelturul investeeringust väljumise võimalus. Ütleme nii, et professionaalsed investorid alati ütlevad, et nemad tahavad hoida neile see likviidsuse ei ole võib-olla nii oluline, aga väikeinvestoril on see kindlasti oluline argument. Miks ettevõte võiks platvormile tulla, et need väärtpaberid või osakud muutuvad likviidseks, siis avaliku info suureneb, mis aitab investori suhetele arengule kaasa. Läbi selle paraneb ka tegelikult võimalus hiljem järgmistes ringides raha kaasata.
ja lihtsustab ka investorite nimekirja haldamine, vähemalt selles osas, mis puudutab Funderbeami investoreid, sest see on kõik platvormil tehtud. Ja tegelikult on ka platvormil meil lahendatud kogu see hääletuste ja korporatiivsete sündmuste kajastamise teema, nii et see on nagu me arvame vähemalt lihtsasti tehtav. Ja Funderbeami enda teenus on tegelikult suhteliselt niimoodi läbipaistvalt hinnastatud, et meil on kolm hinnastuselementi, ja need on ka kõik meil platvormil avalikus info olemas. Meil on kampaania alustustasu, mis on 3500, meil on edukustasu tõstetavast rahast 5% ja siis on aastane kauplemistasu, mis on 1500 €. Ja see on rahatastul ettevõttele kõik. Ja tundub ka, et minu slaididega on kõik. Super, aitäh sulle, Ardo, see oli väga-väga põhjalik ettekanne. Ma kuulasin ja püüdsin vahepeal, et võib-olla panna küsimuse kirja, et mis teemasid täpsustada ja väga ei tulegi. Küll aga võib-olla küsin siis nii-öelda investori vaatest, et kui kaaluda Funderbeami platvormil investeerimist, et kas nii-öelda väikeinvestorile kaasneb ka mingid tasud? Väikeinvestorile kaasneb tasu, kõigepealt väikeinvestorid, see on väga hea küsimus, sest et väikeinvestorile kaasneb, see on 2 kuluelementi, mis on standardina. Üks on see, et alati pange tähele, palju on selline tasu nagu carry fee. Carry fee on siis see, mida juhtinvestor võib küsida ja Funderbeami enda carry fee on ka 3% on standardina nagu iga kampaania pealt. Ehk mis see tähendab? Et kui investeering on edukalt läbi viidud ja enne kui jaotatakse osakud investorite vahel laiali enne kauplema algamist, siis võetakse see carry fee protsent, võetakse sealt nii-öelda broneeritakse sellest investeeringut maha, ehk siis selle võrra muutub justkui nii-öelda kallimaks see investeering investorile, aga need on kõik kampaaniale eelnevalt on need carry feed ära toodud. Nagu ma ütlesin, et Funderbeam võtab 3% ja juhtinvestoril on õigus ka küsida teatud carry feed, aga veel kord, see on nagu kampaaniale eelnevalt kõik kirja pandud, mis see carry fee osa on. Ja lisaks sellele on siis see, et kui te tahate nüüd järelturul hakata nii-öelda osasid müüma, siis 0,5% müüjalt küsitakse ka tasu kauplemise tasu nii. Väga hea. Aitäh selle vastusest. Siis, kui seda puudutasid ka, aga üldiselt on levinud selline arvamus, et ettevõtted, kes peamiselt on keskendunud nii-öelda business to customer mudelile, et neil on nagu mõistlikum rohkem kasutada ühisrahastust ja ettevõtted, kes on peamiselt business to business mudeli peal, et neil seda mõtet ei ole. Kuidas sa seda nii-öelda sellist natuke levinud arusaama kommenteerid? Jälle ma tänan hea küsimuse eest, sest et see oli üks asi, mis ma unustasin, mida rõhuda, et Funderbeam ise nii-öelda, kui ma ütlesin, et crowdfunding on, siis crowdfunding on, ma ütleksin, 1/3 meie sellest tegevusest, et me tegelikult ikkagi koondame peaasjalikult, ütleme, professionaalseid investoreid, ütleme äriingleid, ja tavaliselt ka see juhtinvestor on keegi professionaalne investor, kes ütleme, ei ole valmis kogu ringi täis panema, vaid on ütleme, valmis panema siis kas 1/3 või 10%. Ja ta kasutab Funderbeami selleks, et siis koondada teisi investoreid sünnikaidi taha ja siis võtta sinna lisaks veel siis ka jaeinvestorit, ütleme, raha. Nii et ma ütleksin seda, et 1/3 tuleb sellistelt ettevõttega seotud valdkonna profidelt ja professionaalsed investoritelt, siis pahatihti tulevad taha ka nii-öelda mõned teised professionaalsed investorid ja ütleme siis selle jaeinvestorite osakaal on seal 30–50%, mõnikord suurem, mõnikord vähem. Et see oli üks asi ja teine pool on see, et nüüd, kui vastata su põhiküsimusele B2B versus B2C, siis loomulikult ütleme, kui vaadata jaeinvestori seisukohalt, siis nemad saavad aru pahatihti paremini sellest B2C poolest on ju, aga kui nüüd vaadata professionaalsema investori poole pealt ja valdkonna eksperdi poolt, siis nemad just tahaksid jälle, et meil oleks rohkem sellist B2B projekte. Head näited meil on siin, ma ei tea, Ghostpocket,
ma nimetaksin ka parkingut tegelikult, kuigi ta on B2C pool ka, aga ütleme nii, et pahatihti on meile professionaalsed investorid öelnud, tooge meile rohkem selliseid hästi skaleeruvaid B2B projekte, nii et ma kindlasti võtaksin siit, ei oleks nõus sellega, et Funderbeam on ainult B2C projektide tegemiseks. Super, aitäh Ardo sulle selle küsimuse vastusest. Ja ma arvan, et tänasega me tõmbame katsed kokku. Me oleme rääkinud täpselt tundi natukene peale. Ardo on teinud väga põhjaliku ülevaate Funderbeamist. Kes tuli poole pealt, siis selle nädala jooksul tuleb see webinar ka YouTube üles. Saate minna Forospace Hub YouTube'i kanalile ja vaadata seda webinari tagant järgi. Ja samuti jälgige siis funderbeam.com, kes veel ei tea. Ja jälgige ka Forospace'i Facebooki lehte järgnevate seminaride ja ürituste kohta, mis meil siin Pärnus toimuvad. Aga Ardo, sulle suur tänu ja lõpetame siis tänaseks. Aitäh kõigile, kena õhtut! Head õhtut!